Tere tulemast Meesteleht testib rubriiki. Meil on täna testimiseks siis Volkswagen Touareg, seda siis 4-liitrise V8 diiselmootoriga, nii et halva ilma jaoks üks võimas maastur on parim lahendus. Kogu võimsus siis newtonmeetrites 900, 310 kilovatti ja 422 hobujõudu. Täna vaatame 3 asja, mis auto juures meeldivad, 3 asja, mis võib-olla nii väga ei meeldi, vaatame, kellele see auto sobida võiks ja jätke meelde, meesteleht.finance on selle osa teieni toonud. Siit pole muud kui hüppame rooli. Nii ja sõidu pool siin Volkswagen Touaregis. Esimene asi, mis kohe silma torkab, on see, et see mootor, see V8 ei tee sellist klassikalist diisli häält. Ta on täiesti eraldi kategoorias nii-öelda heli mõttes, et kellelgi vähegi kõrv tundlikum on, siis sellist klassikalist diisli häält siin ei ole. Vedrustus on väga pehme ja mõnus. Siin pakuti muide nendele autodele ka seda anti-roll varianti, kus siis mõlemal sillal on siis vastutöötav versioon. Kas ta nüüd siin on ka peal, peab üle täpsustama, aga vedrustus on mõnus ja õhkvedrustus lahendab nii ilusti need teekonarused ära. Ja kolmandaks, rehvimüra ei ole siin väga sisse kuulda. Suuremapoolne rehv ja velg, mitte päris sport. Velg ei ole, aga selles suhtes ta on ilus ja siuke tasakaalukas lahendus nii-öelda ütleks siin kohal. Nii ja 3 huvitavat fakti siis selle Volkswagen Touaregi kohta. Esimene on kohe veovõime, ehk siis haagis, mille võid siia sappa panna, on siis 3500 kilogrammi. Nii et võid kohe koos autoga paadi ka osta ja mere poole teele panna. Teine huvitav fakt on siis kütusekulu. 7-8 liitrit, 4-liitrise V8 mootori puhul, olgu ja diisel ja suur auto ju on väga-väga normaalne, eriti 4 veoga. Ja kolmandaks, see auto jagab põhja tegelikult päris mitme luksusmaasturiga, Porsche Cayenne näiteks, Bentley Bentayga ja mis siia nimistusse veel läheb, nii et selliseid kaudseid sarnasusi on siin Bentley Bentaygaga isegi võiks öelda kere kuju mõttes, aga igaühe oma silm on kuningas, aga jah, sellised huvitavad nüansid selle auto puhul. Nii ja sõites siin massaaž on sisse lülitatud, vedrustus on mõnus vaikne, auto rool on mõnusalt kerge ja see vedrustus, kusjuures ta ei ole siuke liiga ujuv, aga ta on pehmema poolne, ma ütleks, ta on siuke luksusauto vedrustus, mitte sportauto vedrustus. Ma just enne tulin Porsche roolist ja sealne õhkvedrustus on palju jäigem absoluutselt igas seades. Massaaž mõnusalt, selline vaheldusrikas, ei ole siuke mõttetu paari massaaži peaga lühike tõmblemine, vaid täiesti adekvaatne selline seljapingete puhul kaasa aitav. Ja kohe oleme jõudmas siin natukene tee peale ka ja saame vaadata, kuidas see 4-liitrine V8 sõites on ka suuremal kiirusel. Ega siin mingi hullu kiirendusrallit ei hakka tegema, aga see kiirendus on väga mõnus ühtlane ja kohe kiirenduse alguses sa tunned ära, et seal on väga palju seda peidus, mida veel võtta. Et siin 70-78 praegu näitab meile spidomeeter, sellest me väga edasi ei lähe. Natukene tuulemüra on esimesel asjana kuulda, aga rehvimüra on tasane ja teine asi, mis on huvitav, on see, et kiirendusel see mootor on väga vähe salongi kuulda, nii väljalased kui mootorit ennast. Eks tal ei ole need pöörded ka kõrged, sellepärast et vähende momenter me unust ära on 900 newtonit, aga see annab sellise ilma vastu ütleme niimoodi, et raskusjõud ei ole sellele autole vastu kiirenduse puhul, et ta lihtsalt kergelt läheb ja see on väga mõnus. Ja sportrežiimis natukene on rool meil jäigem. Mis on huvitav on see, et ma ütleksin, et see auto hoiab enda jõudu tagasi ka sportrežiimis. Et need käigud on selliselt reguleeritud, et ta ei löö sulle kõiki neid newtonmeetreid ja kõiki kilovatte korraga siia rauda ja see kiirendus püsib väga ühtlasena ja sellise vaosoituna, kiire, aga vaosoitud. Kvaliteetne kiirendus, kuidagi lihtsalt mõnel autol on see, et sa
ta nagu lõputu ja natukene röövib sind sellest momendist ära, kus sa autoga oled, aga siin on ta selline hästi kindel ja konkreetne ja sa saad väga hästi aru, mis see auto teeb, aga mis on huvitav vedrustuse juures, on see, et see vedrustus ja gaasitunnetus annavad oluliselt rohkem tagasisidet. Nii et tavamoodiga võrreldes ikkagi väike gaasi puudutus ja väga mõnus auto, millega sõita. Tõesti, 10 punkti siin praegu selle eest. Aga comfort mode'is sõites on siis see üks väga selline mugav koht, kus olla. Ma ütleks tegelikult, et isegi see tunnetus on niisugune sõiduautolik ja väga stabiilne. Ainus asi, mis eristab, on siis see, et kõrgus, natukene see püstine istumisasend ja sellised nüansid, aga ta on hästi kvaliteetne sõidukogemus on, ta lihtsalt on kvaliteetne sõidukogemus, et ma kujutan ette, et mõnedele päris palju kallimatele maasturitele on see auto väga heaks alternatiiviks, sellepärast, et sul on selle auto puhul olemas see vääne ja samal ajal ka see suur kvaliteetne sõitjate ruum, nii et ma ütlen, et kui märk sulle ette ei jää, siis miks mitte seda proovida. Ja juhuks, kui väljas vihmaga me ei peaks tahtma väga pikka kokkuvõtet teha, siis tasub ära mainida. Selle auto puhul torkas silma konkreetselt see, et see hinnaklass, kuhu ta jääb, see mugavuse, võimsuse, kandevõime suhe, et kui sa ei taha tõesti omada näiteks 5 erinevat autot, millest üks on ruumikas, üks on mugav, üks on võimas ja üks on veel taskukohane, siis ta ei ole nüüd kõige odavamate autode hinnaklassis muidugi, aga need autod, millega ta konkureerib, nende osas on ta väga soodne lahendus ja ma ütlen, et see oleks väga igale praktilisele inimesele, kes tahab head autot. Ma pean ütlema, et see on tõesti positiivne kogemus, nii et ütleme nii, et kui sa kaalud maasturi ostmist, siis tasub see auto kindlasti ära proovida. Ja mida siit veel peab kindlasti kaasa võtma, on see, et sellel autol on ilus diisli hääl. Mina ei ole ise diisli sünnipärane fänn, aga see auto on, kui see mootori heli natukene kõrgematel pööretel siin salongi kostab, siis tegelikult on see väga ilus selline ühtlane, vaikne, lai, ümin. Ma olen muusikute perest pärit. Ma tean, mu kõrv ütleb teile täpselt, mis see on ja see on lahe, et ütleme nii, et mõistliku mehe Bentayga ainult et diiselmootoriga. Ja Volkswageni sõitjate ruum siis siin Touaregis. Ruumi on mõnusasti, saad siin ennast elektriliselt igat pidi paika sättida, ette taha üles alla. Rool on tegelikult ka teistest Volkswageni mudelitest tuttav, aga selles suhtes ta on täitsa mugav rool, mida hoida. Muidu see ülejäänud keskkond on siin selle pruuni puidu suurte ekraanide ja kõige muuga on tegelikult väga kena. Ja mõnusasti on siin topsi hoidjad osades autodes, nad on natuke ebamugavates kohtades, kes proovinud on. Aga siin on täiesti heas kohas, nii et kohvi saad ka sõidu ajal kätte, iseasi, kas seda sõidu ajal jooma peaks. Aga siin pole muud, kui siirdume siit tagaistmele. Esiiste on väga mõnus koht, kus olla. No nii, ja tagaiste. Nagu enne sai mainitud, siis tegelikult on ta nüüd samal põhjal auto, mis näiteks ka Bentley Bentayga ja siin tagaistuja ruumist on seda mõnusasti näha. Pearuumi on ilusasti, põlveruumi, jalaruumi, siia mahuks ilusasti 3 täiskasvanud kaera, aga kui siin kahekesi olla ja käetugi alla panna, siis on siin ruumi mõnusasti, 2-tsooniline kliima, istmeid, saad veel temperatuuri reguleerida endal nii, et pere ja sõprade vedamiseks väga hea lahendus. No nii, aeg maikuuses rahe ja vihma käes siin kokkuvõtte teha sellest Volkswagen Touaregist. 3 miinust selle auto juures. No
kas nad on nüüd suured miinused, igaüks otsustagu ise. Mõne inimese jaoks võib-olla tagasihoidlik välimus, arvestades seda võimsust, mis ta nii-öelda juba peaaegu, mitte peaaegu, et täielikul luksusmaasturite klassi viib. Teine asi, rool võiks olla, võib-olla teise disainiga kui mõnes Passatis, aga see on maitse asi. Ja kolmandaks miinuseks, ma ei tea, täna jätame ilma, siin ei saa väga pikalt seda lugu teha. 3+ selle auto juures, väände moment kindlasti, sul on 3,5 tonni veovõimet haagistele, paadid, asjad saab mugavalt ära vedada. Teine pluss, väga mõnus on tegelikult see jõu ja käigu ülekanne, et annab siukse väga luksusliku mõnusa feelingu. Ja kolmandaks ruumikus kindlasti, et on see ruumi ja võimsuse suhe ilusti paigas. Kellele võiks antud auto sobida, ole sa pereinimene, tööautoks, esindusautoks, arvan, et täidab kõik need funktsioonid ilusti ära. Me täname siinkohal Toomast, kes selle auto meile proovimiseks andis. Kui sul on põnev sõiduk, mida sa arvad, Meesteleht võiks testida, kirjuta palun toimetus@meesteleht.ee. Tänane saatelõik on teieni siis toodud meesteleht.finance autolaenu poolt, vaata järgi ja polegi muud, ootame paremat ilma enne, kui tuul prillid peast puhub ja kohtume juba järgmises Meesteleht testib rubriigis. 3 miinust esiteks selle auto juures. Väga hea. Mis see miinus on?